Pärast mõningat ootamist on korralik talv kohale jõudnud, päris paks lumi, korralikud miinuskraadid, aga rõõm talvest muutub päris niruks siis, kui elektrit ei ole. Ja eilne külm öö võttis Tallinna piirkonnas tuhandetelt kodudelt elektri. Järve, Pääsküla ja Veerenni piirkonnas otsustas elekter öösel võtta väikese pausi, umbes 10 000 kodus. Mõnel pool tuli elekter tagasi kiiresti, mõnes piirkonnas tuli tunde meenutada keskaega. Süüdi oli vana kaabel, mis otsustas oma eluea lühisega lõpetada ja viis elektri korraga 2 tähtsast alajaamast. Kuna kaabel on tõesti oma elukaare lõppu jõudnud, siis tegemist oli lihtsalt amortatsiooniga ja sellises vanuses kaablid mingil hetkel võivadki rikneda. Maakaabel oli umbes 60 aastat vana. Tol ajal ei peetud vajalikuks kaableid kõridesse panna, nii on omajagu kaableid lihtsalt pinnases, kord märjas, kord külmas, isolatsioon nõrgeneb ja lõpuks võib juhtuda lühis. Seega suur osa Tallinnast on tegelikult pidevalt riski all, et vool kaob. Tallinna piires on neid kaableid circa 100 kilomeetri jagu keskpinges. Meil on Tallinnas üle 1300 kilomeetri keskpinge kaableid, ehk siis suurusjärgus alla 10% kaablitest on meil seal 60. aastatest. Hiljem lisandusid Saku ja Vääna Jõesuu probleemid, mis olid seotud juba teiste riketega. Elektrilevi selgitas, et kuna võrgutasu on just selline, nagu ta on, siis uusi seadmeid ja kaableid paigaldatakse täpselt nii palju, kui raha on. Ja kui raha ei ole, siis ei panda. Meie taristu on suur ja tänaste võrgutasude juures me liigume oma võimekuste kohaselt investeeringu kavadest lähtuvalt. Eks loomulikult neid kaableid jupp-juppihaaval vahetatakse välja, et meil oleks uuemad seadmed võrgus ja et meil oleks tagatud parem varustuskindlus. Öö oli külm ja elektrist sõltub tänapäeval kõik. Kas linn oli valmis ka külmavatest kodudest inimesi evakueerima, kui elektrikatkestus oleks pikemalt kestnud? Elektrikatkestuse puhul me inimeste aitamist ei mõõda nende tundidega, kui kaua külmkapid sulavad ja radikad jahtuvad, vaid pigem sellest, millal inimestel tekib vajadus. Kui mõnel inimesel elektrikatkestusest tekib vajadus sooja ulualust saada juba võib-olla siin, poole päevaga, siis loomulikult linn ja meie sotsiaalhoolekande ja kriisisüsteem on selleks valmis, et püsti panna ka need majutuskohad, kas siis ajutised või natukene pikema iseloomuga, kus inimesed saavad olla soojas. Need kohad on meil autonoomse toitega, ehk et need ei sõltu ka tsentraalsest elektri- ja küttevarustusest. Aastavahetus ja lumi sadas maha ja üks pomm plahvatas ja ega selles mõttes linnavalitsusel on olnud siin tegemist küllaga, jah. Linnavalitsuse kinnitusel on aasta algus olnud töine. Elektrivarustus aga pole nende rida ning aastavahetuse veekatkestus polnud tegelikult katkestus. Vett ju anti linnale kogu aeg, lihtsalt ilma surveta. Ja kui see igale poole ei jõudnud, oli see juba füüsika süü. Nüüd arvutatakse, kui kallis lahendus oleks mõistlik, et tulevikus selliseid, nagu linnavalitsus ise ütleb, ebamugavusi enam ei juhtuks. Mis veevarustusse puutub, siis siin on, nagu ka teadlased ütlevad, et selline kaalutlemise koht, et tegelikult jah, kui sündmus leiab aset 50 aasta tagant, siis see on keskmise eestlase jaoks pole tema elu jooksul toimunud.